Linnuke on väga punane kogu aeg seal. No raske on olla nii kuulus. Siis jõudsime kohale ja siis panesin need tuled tööle. Ja siis näed, kuidas see lükkab veel selle Dorito selle pulbri sealt endal lõpuks suhu. Tähelepanu ja trelli iseenesest käivad natuke kokku ka. Elu jooksis juba läbi. Tõmbas näod hiliseks juba. Tere tulemast, vaatajad ja kuulajad. Kõik on uus novembrikuus või kuidas see ütlus oli? No enam-vähem. Arusaadavalt võib teil olla mitmeid küsimusi, kus me oleme, mis me teeme, miks me teeme. Me oleme täna siin huvitavas miljöös selle tõttu, et Kalev Cramo koostöös Puffiga on käima lükkamas või siis juba praeguseks käima lükanud kõige värskemat, uuemat, trendikamat, ahjusoojamat podcasti nimega Kalev Cramo Puffcast. Kui te arvasid, et Eesti korvpallis on kõik juba ristipulki lahti võetud ja läbi analüüsitud, siis ma garanteerin, et me alles alustame. Ja meil on nii mõndagi öelda, mis kõnetab, mis võib olla naljakas, kuid samas väga vahetu ja aus. Lisaks sellele, et me räägime, mis toimub platsil, oleme me siin selleks, et asjaosalistega puudutada ka ausalt teemasi ja perioode, mis siis jäävad meie elus sinna vahele, kui pannakse saalis tuled kustu kuni uue mänguni. Ehk siis nii-öelda lühidalt öeldes me põhimõtteliselt räägime sellest, mis toimub köögis, sest kõiki ju huvitab, kuidas tegelikult süüa tehakse. Formaat on lihtne, iga kuu on 2 saadet, nende mõlema saate jooksul jäävad külalised samaks, et me õpiks neid natuke paremini tundma. Ja seejärel toome teie ette uued huvitavad persoonid. Kuna tegemist on ikkagi Kalev Cramo podcastiga, siis me võib-olla neid külalisi valime ka natuke läbi Kalev Cramo prillide, aga see ei tähenda, et saade oleks vähem huvitav. Saate esimeses pooles me räägimegi meie külalistega otse ja ausalt, ehk siis noortekeeles jäpime ja rändime. Siis puudutame mõningaid aktuaalseid teemasi maailma tippliigadest, mis võiksid kõnetada igat korvpallifänni ja saate lõpetame challenge'iga. Praegu challenge'ist ma rohkem lähemalt ei räägi, hoiame ikkagi põnevust ja ma ei hakka teile ära spoilima. Aga siiski ütlen, et kui teil vähegi võimalus on, siis jälgige, vaadake meid ikkagi videopildiga, et teil jääks ükski oluline detail ega emotsioon nägemata ja ma usun, et üleüldine kogemus on siis parem. Ilmselt osad olete juba märganud, et mulle meeldib pikalt jutustada ja enne läheb issanda päike looja, kui ma kõik öeldud saan. Nii et ma arvan, et hakkamegi siis pihta ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Ma ei istu siin üksinda, ma arvan, seda on juba terav silm märganud ja esimesteks vaprateks, kes julgesid mulle siia külla tulla, on Hugo ja Kuuba. Hugo Toom, ma arvan, kes pikemat tutvustust ei vaja ja kelle nime teab isegi Eesti president. Nii et võid tere öelda. Tervist, sul on nii hästi ette valmistatud. Ma nüüd kardan, et ma olen natuke underprepared, aga eks me vaatame. Ja kuna see on mul siuke esimene juhtimiskogemus, siis ma üritasin ette valmistuda ja ma loodan, et te mind kohe oksa ei tõmba, kui siin midagi natuke nässu läheb. Aga teiseks külaliseks on Gregor Kuuba, kelle õde on maailmakuulus sportlane Kristin Kuuba ja kes on pärit Nõost, et kui ma faktiga eksisin, siis sa võid mind natuke parandada. Ei no jah, ma käisin seal koolis otseselt pärit sealt ei ole, aga vahepeal paljud arvavad, et ma olen üldse Võrust pärit, aga seal ma ei ole kunagi elanud, ma ei tea, see võib-olla mu isa kaudu või kuidagi, aga jah. Ma panen vist paika, kus sa pärit oled? Kuidas sa identifitseerid ennast? Ma ütlen nii, et esimesed enda mingi 10 eluaastat elasin külas nimega Luke erinevatel põhjustel. Keegi ei tea. Ja siis peale seda elasin mõned aastad sellises külas või Alevikus, ma ei tea, mis see täpselt on, Külitse. Suurlinna poissi see sõnaga, jah. Külitset ma isegi tean. Aga jätame geograafia, siis ilmselt saate vaatajatele, saate Google Mapsist uurida, kus need suured linnad asuvad. Aga enne kui me siin läheme saate sisse, siis kuna ma tunnen ennast natukene just kui sellise ajakirjaniku rollis, et siis ma tahan küsida ära selle küsimuse selle pärast puhtalt, et ma tahan tunda, mis tunne on siis olla teisel pool seda küsimust. Et äkki siis ma mõistan, miks seda küsimust küsitakse, et siis mis tunne on siin olles või üleüldiselt, mis tunne on täna? Üldse, jah.
ei no täna on päris hästi ju. Päris hea on. Puhkepäev, 1 trennipäev, siis on alati hea. No, seda küll. Ja eile võitsime ka, siis on eriti okei. Pärast spaasse ka ei saa. Eile siis siin kontekstis ütlen, eile tähendab seda meil siin, et me võitsime Sopotit. Et see saade ilmselt läheb natuke hiljem meetrisse, aga see selleks ei ole oluline. Aga ärme siis asja liiga ametlikult võta, et proovime hoida sellist enam viisakat sauna jutu õhtut, kus miinus siis mõned kaljad. Nii mitteametlikult kui võimalik, kui 3 kaamerat ootab otsa ja kõik sõnad lähevad laivi. Mõtle, et neid kaameraid ei ole ja istume kuskil vabas keskkonnas. Täiesti nii ka ei saa mõelda vast. Aga eks me näe. Kergelt tsensuur nagu, aga tegelikult esimeses saates on fookus natuke rohkem Hugo peal, õpime teda natuke rohkem tundma, mis mees on, millega tegeleb, ja siis teine saade on rohkem fokusseeritud siis Kuuba peale. Aga see ei tähenda seda, Kuuba, et sa istud siin vait terve aeg, et sega julgelt vahel, et me ei ole kuskil gümnaasiumis, kus sa pead kätt tõstma. Et mida rohkem juttu on, seda uhkemini. Aga esimene küsimus, Hugo. Mis tunne on olla Eesti üks ihaldatumaid poissmehi? Ma ise ei ütleks nii päris. Võib-olla peab vastassoolt küsima seda, aga... No ma olen näinud. Me võime öelda, et on. Me ei ole küll vastassugu, aga olles nii-öelda lähedases kontaktis olukordades, kus vastassugu on nagu seotud, siis ütleme... No ma siis ümber ei saa lükata, aga jah, eks ta ole põnev. Põnev, jah. Et selles mõttes, et kuidagi natuke garderoobis on jäänud isegi mulje, et meie pesamuna Make on isegi kade natuke selle peale, et kuidas ma mõtlen, et noor poiss, et proovi mõned neiuksed ikkagi talle ka jätta, et ära kõike nagu ära kahma. Ei, mina ei ole kade mees. Ei ole, jah? Make lihtsalt on... Sharing is caring või? Või Make pabistab liiga palju või? Ei, talle pabistab iga asjaga. Ei tea, jah. Samas, kui ta neid küsimusi küsib, oma mõtteid avaldab, siis tundub, et tal üldse Siis ta üldse ei mõtle. Ja ta see filter puudub, aga võib-olla kui... tõsisemaks läheb, siis on äkki rahulikum. Ma pole veel näinud seda. Ma tõesti ootan, et ta siia podcasti juba tuleks. Jah, just. Nii et pange valmis, et kui Make osa tuleb, siis tune in. Siis tuleb päris hea osa. Siis pange meeldetuletus ja kõik asjad. Aga võib-olla, et seda nii-öelda siis... Kuidas, ma mõtlen nagu, et kuidas saaks Maket samasse staatusesse tõsta või ta probleemi lahendada, et võib-olla, kes meil siin noored laulukirjutajad on, ma ei tea, Sam ja Villem ja mis iganes, et äkki teete Makest ka mingi laulu, et siis võib-olla nagu aitate teda sellel teekonnal omale sobiv kaasa leida võib-olla, et siis ta ei pea nii palju Hugole alt üles vaatama selle teema koha pealt, et mõttekoht. Eile oli just see Pealtnägi osa, kus tehti maha seda vulgaarset laulu kirjutamist. Nii et kui sa Makest laulu teed, siis ei saa kuskil. See oleks nagu kõige rohkem laulu. Jaa, see on... Aga samas nagu karakterit on, millest teha. Aga lauludest rääkides, siis Hugo, kas sul veits on juba kopp eest ka sellest melust, mis seal... Ma arvan, ma ei pea ütlema, mis laul Hugo Toomist tehtud on. Hugo Toomist on tehtud Hugo Toomi laul, Triibu pasta on ja et... Ilmselt kõik on seda kuulnud ja repeat'i peal ja nii edasi, et see terve suvi ju tuli. Aga kuidas on? No mul kindlasti üle ei saanud, aga vahest on, et vanemad inimesed avastavad erinevatel hetkedel, siis on põnev kuulda. Kui oled mingi pereistumisel, siis keegi saab teada, see on alati huvitav. Pead seletama kogu selle lore'i tagant ära, et mis oli. Aga kokkuvõttes pull tegelikult. Aga samas huvitav on ikkagi see, et millal see laul välja tuli? See tuli kevadel. Kevadel tuli. Jah, mis peab. Et okei, et nagu suvel on loogiline, et kui kevadel tuleb siuke laul välja, et siis ta on nagu suvel on palju festivale ja üritusi, et see hype nagu kandub suvesse, aga et ta on tegelikult ka kesknud, ta ei ole veel nagu väga vaibunud, et ta ikkagi suhteliselt, võib-olla natukene ei ole enam see nagu piigis, aga ta siiamaani ikkagi üsna aktuaalne ja seda lastakse, eilegi mängul pika ajale tuli. See on selles mõttes siis, kui need suvel tegid korralikult koondisega trenni, siis ei käinud kuskil üritustel, siis hommikul ärkad üles ja siis on mingi Instagrami need tagitud story'd kõik täis, et jälle need, isegi ei olnud rääkinud Frediga siis näed igal pool, kus nad esinesid iga kord. Aga nüüd vist talveperioodil tuleb ka neid rohkem.
pühade aeg ikkagi, siis saab esineda. Ma arvan, Kuuba võib, Kuuba nagu toakaaslane, selle juurde me tuleme ka, aga Kuuba toakaaslane võib öelda, ma arvan, Hugo DM, mis siis on nagu privaatsõnumite lahter Instagramis, et ikkagi vanem kuulajaskond, kas saaks aru, millest me räägime. Siis sektor on päris punane või? Ei no pigem ikka jah, vahepeal mitte, et ma ta telefoni vaataks, aga kogemata näed seda Instagramis, DM-i see kogemata. linnuke on väga punane kogu aeg seal. No raske on olla nii kuulus muidugi, aga see on küll jah. Seda niimoodi kiusatakse kogu aeg teie poolt siis, satsi poolt, et hästi kuulus, aga jah, seda ma ei väga kindel ei ole. Kohe üks huvitav lugu ka siia, aga enne ma küsin ikkagi sellega ära, et natuke võib-olla seda backstory't, et miks, ma arvan, meie teame nagu on ja võib-olla mõned inimesed veel, aga võib-olla üldsus ei tea, et miks üldse või kuidas see laul sündis ja miks sinust? No minust, ma ei tea, miks otseselt minust, igastahes Tribupasta siis on sõbrad ja vana klassivend ja saame hästi läbi. Ja siis üks chant tuli siis, mis seal laulus on ka kuulda ja minu nimega, sest Raldo Otre tuli mitte kõige kainema peaga kuskilt asutusest välja ja siis talle meeldib filmida ennast hästi palju ja siis ta tegi seda chanti tänaval kõva häälega ja siis sealt kuidagi see kujunes välja ja nende istumistega, mis me oleme nagu teinud, siis on putitanud siis Tribupasta pea see tegelane, on putitanud seda laulu ja lõpuks tuli selline asi välja. Kuni jõuti perfektse tulemuseni ja lasti laul välja. Just. Aga kas nad nagu selles mõttes kõlastasid enne sinuga läbi, et kas sa oled nõus, et sinust laul tehakse või see pigem oli see, et me tegime valmis ja sul ei ole varianti ja sõna õigust? Ei no, ma ei tea, mis need copyright reeglid siin Eestis on, aga ma arvan, et tegelikult vist ei olekski olnud. Ma ei tea, võib-olla oleks, aga see kuidagi naturaalselt tekkis. Et see ei olnud nii, et üks hetk oli seda, kuule, meil on laul valmis, et kohe, et kuule ka. Natuke ikkagi andsid teada, vihjasid. Ja. Natuke aitasid ka ikkagi. No ei tea, ma muusikalist annet üldse ei ole, ehk ma ei saanud mitte Mõtetega. Mõtetega veidi jah. Ükskord sõitsin, nad ei ole väga kossu vennad tegelikult, kui sa laulusõnades ka, eks seal on mingid osad on õiged, aga mingid on väga valed, aga siis sõitsin mängule Norduvist eelmine, oligi siis talvel ja siis neil oli siis sessioon, kus nad kirjutasid laule ja tegid mussi ja siis kuule, et ütle mingi kossufraasi ka, et me peaks laulu sisse panema. Siis mul tõmbas täiesti blanke, sa ei oska öelda nagu nii suvaka, et sa ei tea, kust pealt töötada ja siis ma ütlesin, et tehke ise ja nad said see hakkama, tabelite järgi said hakkama. Selles mõttes, et edukuse taha vist seal laulus midagi ei jäänud jah, et aga selle laulust tuleneva kuulsuse juurde siis üks lugu ka, kus me kõik olime Käärikul on ju suvel, meil oli koondise ettevalmistav tsükkel siis EM-i jaoks, siis me läksime Käärikule laagrisse, seal olid kõik meie suured mängijad ka kohal ja me jooksime staadionil Käärikul ringe ja samal ajal staadionil tegid trenni väiksed jalkakutid ja kergejõustikukutid ja ühesõnaga see rahvast nagu oli ja siis me jooksime seal terve pundiga, kus sees on siis, ma ei tea, Kotsar ja Drell ja nii-öelda Eesti korvpalli, Eesti spordi mõttes siis ikkagi tähed, aga need väiksed spordihakatised, noored kutid ei teinud nendest üldse väljagi ja hoopis nende tähelepanu oli suunatud Hugo Toomile, sest iga ring, kui me neist mööda jooksime, siis iga ring, me jooksime mingi 15 ringi ja iga kord tuli Hugo, sa oled loo. Muidugi Drell väga kaasa nagu ei tahtnud seda ära hoida ka. Igal pool, kus olime, see olid mingid nooremad poisid, siis juhtis väga kõva häälselt tähelepanu, et tekitada mingi olukord, aga eks see on tema. Tähelepanu ja Drell iseenesest käivad natuke kokku ka. Natukene kokku ka, aga kui me selle Kääriku juures juba oleme, siis natuke sellest koondise suvest ka, kuna me kõik siis oleme nii-öelda olnud enam-vähem selles samas olukorras, kus me esimese või teisena jääme EM-ilt välja, et mina eelmine EM enne Milanot ja teie siis nüüd.
et siis meil nagu see kogemus on olemas ja ütleme niisugune võrreldav olukord, et kuidas teile nagu üleüldiselt tagasi vaadates praegu see koondise suvi, kas sa pigem vaatad tagasi selle positiivselt või kui sa teaksid, ütleme nüüd, et sa, ma ei tea, kindlalt jääd esimesena välja, kas sa siis valiksid enda suveks nagu mingi teistsuguse ettevalmistustee? Mina küll mitte. Ei, ma arvan, et ma ikkagi vaatan väga positiivselt tagasi nendele trennidele ja kõikidele terve selle suvel, et ma ei valiks mingit muud varianti, ma arvan. No muidugi see ei ole, eks see valus on ikka, et ei, seda jah. Käisime seal, kui ma sain Kuubaga, oligi see eelviimane trenn ja siis saime teada, et ei saa kaasa kahjuks, aga nii on, et tehakse valikud, et ma ise ei oleks ka muidugi tahtnud neid valikuid teha, et need on alati rasked. Aga mõtlengi, et see, kuidas sa saad suvel olla nende sõpradega koos nii-öelda, keda sa tegelikult, meie õnneks näeme siin tihemini on ju Kalevis, aga see, et kõik on nagu välismaal ära ja siis sul on see laagri tunne, mis on nagu lapsepõlvest ka, et see on nagu üliäge minu arust, mis hoiab nagu motiveerituna ka kogu aeg seda kossu asja tegema. Et on küll need mingid rasked reisid, aga siis oled üks hetkel voodis, on ju. Hullult väsinud ja siis proovid magama ja eks meil Kuubaga ka neid kogemusi ja Kassuga ka, kui me olime seal Käärikul, et hakkad magama minema. Ma arvan, teised saavad ka relatida, kes on mingid laagrites käinud ja siis hakkad lihtsalt rääkima ja siis räägid, silmad kinni, proovid magama ja räägid kuni kellaaega ei ütle, aga ikka hommikul oled natuke trennis võib-olla väsinud. Ma olen selles mõttes täiesti nõus, et ikkagi, üks asi on see, et sa saad füüsiliselt ennast hooajaks nagu vormi, aga et sa saadki seda teha sellise pundiga koos, mis esiteks ta arendab sind, aga teiseks kõik ju tunnevad üksteist nii hästi ka ja see ei ole siuke ta ei ole nagu töökeskkond, ta ei ole siuke rutiinne töökeskkond, juhtub nii palju ja tegelikult nalja saab üli palju, et see Käärik on siuke nagu hea näide ka sellest, et ei olnud tegelikult ju, ma olen ikkagi päris pikalt olnud koondises, isegi Tiit Soku aegadest, et ma ei tea, peab passi vaatama, päris vanaks. Aga mul ei olnud väga sellist, et Ank jah, selles ma siis saadet juhingi, et ma olen Ank, aga et laagerdama minek on ju, et siuke Kääriku. See, et me teeme Audentesest trenne vaata iga suvi, et see on nagu Jukka tulekust alates olnud siuke korvpallikodu, et nagu trenni on teha saanud. See, et sa lähed veits eemale on ju, oli küll, me käisime seal mingi Kalal on ju, siis Trellil ja Priidul tekkis omavaheline see, ütleme, rivaliteet, mis siis kandus edasi suve lõpuni on ju, et siukseid meeldejäävaid hetki, mis nagu isegi siis, kui sa karjääri ära lõpetad, jäävad eredalt nagu meelde, et selles mõttes on see ikkagi igati väärt küsimus, jah. See ongi see, et kui sa nagu mõtled jah, et said viimasena välja, aga siis sa mõtled, et sa said kõige rohkem olla nagu seal pundis koos ja tegelikult need trennid ka, kui sa teed nagu kõrge tasemel vendade vastu, et see ikkagi arendab väga ja paneb hooajaks valmis. Samamoodi ikkagi nüüd kontrollmängud ka ikkagi olid ju väga heade satside vastu ja mõnes sain mängu ka, nii et väga positiivne. Siis läks juba hästi. Aga eks see jah, inimlikult ju mõlemalt poolelt on tegelikult raske. Mängijana on raske välja jääda esimeste hulgas, aga samas on ju tegelikult treenerina ka raske seda otsust teha, et sul peab olema 12 meest ja sa pead ju seda otsust tehes arvestama sellega, et sa pead ka tulemust tegema, et see ei ole lihtsalt see, et ma ei tea, üks, teine, kolmas, kõik on väärt nagu on ju, aga et sa pead ju minema sinna tegema tulemust ja siis sa pead panema sellel hetkel kokku selle kõige võimekama meeskonna, mis sul võimalik panna on ju, et vigastused ju mängisid ka see suvi rolli, et aga need on täpselt need asjad, mida nagu spordis ei saa kontrollida ja neid nagu sealt valemist välja võtta on üliraske. Aga siin sa korra juba rääkisid toakaaslastest ka, ma küsin Kuubalt, et Hugoga toas olla, kuidas on, et siin linna peal käivad jutud, et isegi kui mees on nagu magama jäänud juba, siis käib ikka mingisugune heli edasi. Jah, eks esimesed korrad nii halvasti kõlas see praegu, kui seda ütleda. Kirjelda nüüd küll. Ei esimesed korrad oli tõesti natuke õudne, ei olnud selleks valmis, kui ta jutustama hakkab öösel lihtsalt mingi hetk.
aga ei, nüüd on jah, see juba on niisugune tavaline, ikka iga öö mingid fraasid või küsimused või jutud sealt tulevad. Ma lõpuni ikka ei usu seda, mina magan, ma ei tea midagi. Jah, sa magad, ma ei tea midagi, aga kui see oleks nii, et see tuleks ühest nagu allikast, et ma ei tea, Kuuba ütleme, et kuule, et sa norskad või räägid, siis nagu võib-olla saaks kahelda, aga see on ikkagi mitmest allikast olnud ja ma olen ise ka seda kogenud. Ära rekordime ükskord. Ükskord peaks. Kassul arst on. Ikkagi ei usu. Ei, ma ei usu sellele. See ei olnud sina. See on suur conspiracy iga venna. Sinu vastu. Kõik panevad sind, tahavad panna sind uskuma, et sa norskad, aga tegelikult sa ei norska. Iga vend, kes toas on, see hakkab hommikusöögil on seal Cholees oli ka hea, kus ma käisin pimedas, käisin vetsus. See ei ole ainuke lugu Choleest, aga selle teise loo juurde võib-olla me jõuame. Aga Cholees siis paar hooaega tagasi, kui me Europe Cupis jõudsime üsna kaugele ka. Ma olin Hugoga toas ja siis hotellituba nagu kõige suurem ei olnud ka ja hakkasime magama jääma, toas olid juba kõik tuled kustus, siis Hugo läks korraks vetsu. Selline tavaline hotellituba, et tuled uksest sisse, siis on koridor, vets, koridor veits edasi, siis on 2 voodit. Ja siis selle vetsu kõrval oli tegelikult veel selline nagu väike nurk, kus sees oli kapp ja see oli teine nurk ja alles siis hakkasid voodid. Ja Hugo tuli pimedas vetsust välja ja siis ta katsus käega seda seina ja see esimene nurk, mis ta tundis, ta mõtles, et sealt saab juba sein läbi ja hakkavad voodid, aga tegelikult sealt hakkas see kapp. Ja siis mees nagu sööstis, ta hüppas pea ees ja siis käis pauk. Mees hüppas peaga vastu seina. Hommik oli korralik muhkele. Kuigi jah, kui me Poolas käisime, siis oli ka hüppas ka vastu seina. Seda ma ei tea, aga hommikul oleks vetsu, siis vetsus olid Hugo kõik riided olid vannitoa põrandal ja siis kraanikapsi ääre peal oli üks poolik õun. Unes käisid äkki sõlmas sedal. Ma jõudsin natuke hiljem tuppa. Sealt juba natuke sellest õunast juba natuke koorub välja üks Hugo veel suuri kirgi, mis on söömine, aga ma arvan, see nii on ja kõik meeskonnakaaslased oskavad kinnitada, et viimasel ajal ma ei ole seda nagu palju näinud, aga paar hooaega tagasi, söömist ma olen näinud, aga paar hooaega tagasi, kui me ikkagi läksime bussireisile, siis sul oli eraldi seljakott Moonaga kaasas, kus olid kõik võimalikud erinevad snäkid. Mis need on need seaneed? Staple on ikka see Granny Smith. See sama aun oli ääre peal. Granny Smith, siis on need seaned, mis need on? Mis need on? Seaned, mingi krõpsud, aga need on saakamarad või? Jah, just, seakamarad. Need kuivatatud. Nendega on see, et kui sa neid palju järjest sööd, siis need jäävad kurku kinni. Seda ka juhtunud. Ja siis mingi võiku ja no sa ei saa, need reisipäevad on raske, siis pead ikkagi toituma, pead kalorid suurt plussi saama. Ja siis ma arvan, sa võid selle seiga siis siin kaha juba kohe ära rääkida, kui siin kurku kinni jäämisest jutt tuli, kuidas te Kasperiga, kui te olite noormängijad, siis Pärnus käisite Bumbumis söömas ja siis peaaegu üks lihatükk oleks saatuslikult. See oleks lõpetanud. Oleks lõpetanud su elutee saatuslikult üks lihatükk. Ei no Bum, väga hea koht muidugi. Shout. Jah, shout. Ütleme ka vist, kui VEF-iga mängime, me käime sealt läbi, aga oli jah selline asi, et väga tore aeg Kasperiga saime siis koroona aeg, see ei olnud tore aeg, aga siis me hotellist visati meid välja, kus me õbisime ja siis me läksime Kalurihalli, Pauluse halli ehk kes korvpalliga seotud on või Pärnuga seotud on, siis nad teavad ja siis me seal ööbisime koos ühes toas. Ja koha peal ei saanud ka süüa ja Bum oli siis sponsor ja siis ma võtsin iga kord ühte sama asja, grillliha. Ja teised väga suured fännid ei olnud sellele, et sellega peab ikka vaeva nägema. See on väga ohtlikus juures. See peaks olema disclaimer juures, et kui seda liha sööd, siis peab alati sõber kaasa olema, kes vajab seda vaidata. Aga Aga sul oli kaasas, aga ta ei aidanud. Mul oli kaasas. Põhimõtteliselt jutt oli see, et me siis ikka oli naljakas ja siis sealt mingi plastkarbist sööd, siis need plastnoad ja siis see väga ei lõika. Võtsin siis mingi lihatükki, aga ma ei tea, mis seal nagu see vahel on, see mingi
pekk. või noh, jah, rasv või see mingi igastahes asi jääb vahele. siis mõtlesin, et suus oli need katki närinud omavahel. aga ei olnud. üks tükk läks alla, teine suu. ja oligi kõik, noh, tõmbas nagu külma higi tõmbas peale ja siis ei saanud üldse. elu jooksis juba no, läbi. tõmbas näo selliseks või? aga see oligi see, no me mingi rääkisime juttu ka ja nii ja siis üks hetk kassu nägi. Ei teinud midagi. aga väga hea see veel. Ta tõmbas paanikasse, sest ma ka hakkasin seal mingi tõmblema. Ja siis üks hetk oli see, et midagi, noh, abi ka ei tulnud midagi. Ja siis panin käe suhu, tõmbasin välja selle asja. aga vähemalt sa suutsid ise seda teha selles suhtes. Keegi ei pidanud Heimlichi sulle tegema. No kassu ei oleks teinud ka. No, ja siis oligi see, et siis see hetk oli ära ja siis mõlemad istume mingi 15 minta vaikuses. See on see šoki seisund, et sa alguses ei tea, mida öelda nagu. Aga... Ta hakkas kindlalt, kui ma ei mäleta täpselt, aga ta võib-olla hakkas naerma ka kindlalt. Seda lugu ma olen ka 10 korda kuulnud. Aga selles mõttes, et sa oled julge poiss, et sa oled seda grillliha pärast seda ka mitu korda söönud. Muidugi, ma võtsin järgmine päev. No, et siis... Aga siis on see what are the odds on ju, et ühe korda juhtus, et enam nagu... Et teine kord on... Mälud hoolikamad. Ei, no järgmised päevad küll, siis me tegime ikkagi rahulikult nagu vaikuses. Vaikuses, jah. Tasu nii palju jäppida söögi ajal. Aga selle korraks jääme selle toidu juurde, siis toidu toitumise juurde. Aga sina kui gurmaan, kui sa saaksid valida ühe toidu ainult, mida sa elu lõpuni sööd, siis mis see oleks? Kas ma saan selle kuskilt või ma pean ise tegema seda? Mis iganes, kuidas soovid, mis sa tahad siia? Kui sa teed ise mingit praegu... sa võid teha, jah? Okei, ma ise ei jaksaks kogu aeg teha, aga ma arvan, et võib-olla praegu on väga aktuaalne, et me lähme Kuuba ja Märt, mina Kuuba ja Märt lähme Liidosse, siis seal on see päris hea diil, mingi 5 euriga saad selle prae suppi, aga ja siis iga kord on ikka need praekartulid selle ees ja ikka ei võta seda. Ikka võtad need, noh, mingi kodused praekartulid, eks kõik teavad. Need on juba... Need on õlis praetud liidakartulid. Need on päris head. Ühesõnaga, sa valisid need liidakartulid ja sa oled nagu Kasemets, kelle dieet esimesed 14 aastat oli ainult kartulid süüa. See on haige. Kui Kase saatesse jõuab, siis me sellest veel räägime, et 14 aastat kartulid. 14 aastat ainult kartulid süüa on ka mingisugune kalduvus. Aga Hugo, sa oled see vend ka, kes alati kuidagi teab kõikide Tallinna restoranide ja baaride neid soodustusi ja parimaid pakkumisi, et kust sul see knowledge tuleb nagu? Ma ei teagi otseselt, selles mõttes jääb meelde paremini äkki, kui sa oled nii hea pakkumise. Ma mõtlen, kas sul on nagu sotsmeedias, seal on kõik söögikohad laigitud või see nagu... Ei, mõned on, jah, mõned on. Sa lihtsalt käid ja siis sul jääb kohe meelde, mis seal nagu on. Võib-olla mul sõpradest tuleneb ka nagu... Network nii suureks läinud, et iga kord, kui on midagi seda kuulab. Mis seal oli seal, vahet ei ole, ühes spordibaaris oli see mingi... Neljapäeval oli Euroliiga pakkumine. Need, kes teavad, need teavad väga hea pakkumine. 2 kalja ühe hinnaga või midagi sellist. Just. Või 2 eurot oli lausa üks. 2 eurot, 1 kali, jah. Päris hea, jah. Kui me sinna Euroliiga selleni nõuame, siis väga süvaanalüüsi vist ei tulegi. Nii head pakkumised on. Aga no siis on mäng kohe parem ju. Ei, no see on 2 euri eest kalja võtta, siis läheb mäng kiiremini. Aga sa oled, ma ei tea teist, võib-olla Kurbi ka natuke, kes nii palju valku sööks. Ma mõtlen, mitte isegi sööks nagu toidu näol, aga see valgupulber on ju, kes käivad jõusaalis, ilmselt teavad, mida ma mõtlen toidu lisand, et meil see valgu suur potsik on seal pärast trenni olemas ja Hugo alati kühveldab sealt 2-3 lusikat. No 2-3 on vähe ikka, see 4 tuleb vähemalt ära. No, ma panen seal ühe kaupa rahulikult doseerin seda ja tundub, et nagu on okei, aga see mees rohkem joob seda nagu pulbrit. Ma mõtlen, kas esiteks, kas see nagu vesi, see konsistents tihkeks ei muutu või? Smuuti rohkem. Vahest see on probleem, jah.
see nagu musikaga sööd seda kodus. ei no ma proovin seal kardekasse lõika ära juua. Sellepärast lähebki nii pikaks need kardeka istumised seal. Et sa ei saa seda valku kätte, sa pead nagu lüristama. Paari lonksu kaupa peab võtma, muidu läheb. Kas selle valgu pealt nüüd siis lõpuks ometi on tulnud see hüpe ka või? Et ma ei ole nagu siin näinud kunagi nii palju kargemas kui viimase paari nädala jooksul. Nii trennis kui mängus. Eile tuli isegi Sopoti vastu mängus, siis tuli isegi alley-oop Donk Hugo poolt. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma panen. Ma ei oleks ka, aga seda oli... Ei, seda oli väga-väga tore näha, selles mõttes, et ja üleüldiselt kuidagi sul mingi särts on nagu jalga tulnud trennis ka. Make sõidab seal palli auti seal lihtsalt, aga järsku tuli keegi püüdis ja pani alt. Muidugi enda peas mul palju vihasem see ja siis vaatad seda... Mõtlesid, et paned siit nagu. Mõtlesid, et ikka oled nagu üle ja siis pärast ikka näeb kordus see aga kas on siis see valgust tulevad või? Ma ei tea. Mis selle hüppe taga on nüüd siis? Kui sa sellest söömisest räägid, siis tegelikult siis suvel ma olen ikka, või noh, suve alguses siis ma olen ikkagi veidi alla võtnud ja võib-olla sealt, eks need paar kilo mängivad rolli ka, kui seal pikalt jooksed üles alla, et siis on jalgades natuke kergem kui see 2 kilo. Iga sammuga on ju 2 kilo. Mõtle, see on ju nagu liitintress. No täpselt. Investeerimisel. Iga aasta paned põhimõtteliselt sama on ju. Et aga nüüd on jällegi ju, varem oli see, et vastastel skautingus, et Huua ainult lõikab ja käib lauas ja lõikab on ja siis... Nüüd on see loobtrett. Nüüd on loobtrett ka, paneb pealt. Tahaks näha kelle skautingusse. Nii et kes katab, küsiks siiamaani TalTechi mängus näiteks ei katnud keegi. Eks sa proovisid erinevad, aga ei tulnud välja, aga see... Sa ei taha teada, palju post ütles, et mu sünnipäev on see mäng või? No, aga vaata, lõpuks tal hakkas endal ka imelik, sest kui palju sa saad öelda. Jah, kui sa 30 juba pand, mis sa saad kotti ka, vaata 52-0. Aeti nagu üles küll seda teemat, aga lõpuks jäi 53-0 ja proovime seda liini hoida. Aga see, mul praegu tuli meelde, et sul üks huvitav... Räägi kiirelt see huvitav seik selle kohupiimaga ka ära, kus sa kirjutasid Terele Instagrami sõnumi, kus sa kohe tundsid hommikul ära, kus sa sõid oma lemmik kohupiima, et see retsept on muudetud. Jällegi mul on üks kohupiim, mis ma söön. Tere, see vanilje, see ruudu kohupiim on ju. Audes saati, Audes oli niimoodi. Kes sööb seda üldse niisama? Mu emps paneb seda tordi sisse ja teeb nagu mingit asja, kes seda ruudukest niisama brigetti. Audes oli probleem see, et sa nagu sõid selle hommikusöögi ära, siis tegid trenni ära ja sa pidid nagu kooli minema. Aga mul oli kõht tühi kohe pärast trenni on ju. Ja siis mul võtsin kooli kaasa selle. Ja siis on nagu suht okei, sa voldid selle lahti ja siis saad süüa. Siis ma seal tagareas sõin. Ja muideks ma olen kuulnud, et see on Aude peal mingi lore ka, mingi õpetajad on rääkinud, et Hugo sõi kohupiim. Taga mingis kohupiima ruutu või? Ja, et kui keegi sööb, siis ta ütleb, et räägib seda lugu on ju. Ja siis ma olen seda nagu jätkuvalt söönud kogu aeg hommikuks. Ja siis ükskord, mis oli see eelmine aasta vist? See oli see lihavett ajal, ma tean. Lähen ostan seda ja siis hommikul, mulle meeldib seepärast, et see on nagu smooth on ju. Seal pole mingi tükke sees. Ja siis too päev, see rikkus terve mu päeva ära. Ma teen selle lahti, hakkan sööma. See on nagu, kohe sain aru, see on teistmoodi. Tekstuur oli peks. Nagu konkureerivatel brändidel on nagu, ongi see jama, seepärast ma ei söö teisi, siis ma sain ka ainult terama. Nii, ja siis ma võtsin esimese ampsu ära, nii ei saa. Siis ma kirjutasin Instagramis Tere accountile kohe, et vabandust, et mis toimub. Jamaga mu kohupiimaga raisk. Just, et mis toimub ja siis vastasid, et tõesti, et viisid tootmise teise sinna, sest lihavetete ajal. Jah, teisüksus ja et järgmine see patch pidi korras olema. Ja ostsin ja oligi korras. Vähemalt pidasid oma lubadust, aga ikkagi väga... Vastasid ka. Põhimõtteliselt nagu veini degusteerija, aga kohupiima maailmas. No võib-olla jah, kuigi ma saan seda ühte, vaata, ma ei saa väga palju öelda. Aga sa kohe said aru, kui midagi oli valesti. Et siis ütleks Tere, et ärgi jamage Hugo Toomi kohupiimaga ja teiseks võib-olla mõtlete ta sponsoreerimisele, et tal on seda valku vaja ka. Kastidega. Aga liigume veits selle juurde ka. No ma tean tegelikult sind Hugo juba vaata väga väiksest peale. Meil vanemate kaudu on ja vanemad on olnud
juba sõbrad-tuttavad, noh, enne seda, kui mina sündisin ka, et ma mäletan ikka, kui sa seal vanemate juures hoovis huupisid ja tegime viitekat ja värki ja nüüd siis mängime siin Graamos koos, et vanematel kindlasti tore, et saavad nagu koos käia mängu vaatamas ja pärast teinekord lähevad istuma ka üksteise juurde. Lähevad vaatavad mängu. Uuesti, jaa. Klassika. Jumala tihti vaatavad meie mängu ära, siis lähevad, võtavad poest midagi head panemas, siis lähevad, istuvad maha, vaatavad meie mängu uuesti. Respekt. See on nagu, kohe tuleb analüüs vaata. Aga üldiselt siis, kui me võidame, vaata. Siis jälle. Aga lihtsalt nagu võib-olla siuke kokkuvõtlikult mitte väga pikalt võid rääkida üldse, kuidas su nagu tee siia Gramoni välja jõudnud on, et võib-olla, ma ei tea, paljud äkki ei tea, kust sa alustasid nagu, sest sa vist ei olnud tegelikult mingis kuskil suures, ma ei tea, süsteemis noorena ka. Ja, no põhimõtteliselt armastatakse öelda, et Viimsist on ju, aga no muidu ma elasin Pirital, aga siis ma käisin trennis ikkagi Vanalinna hariduskolleegiumis, kus ma alustasin seda kossu ja siis tuli palju erinevaid nagu astmeid sellele, et siis see muutus mingi kesklinna KK, ma ise ka ausalt ei tea, kuidas see toimus ja siis lõpuks läks Viimsi kokku, siis Viimsis mängisin esiliigat, siis seal saime esiliigas, ma ei oska öelda, kui vana ma olin seal, aga saime 3. koha. Siis läksin Audesse, siis gümnaasiumisse ja siis seal olin 1 aasta ja siis Heiko kutsus juba Pärnusse. Et siis eks see läbi Heiko siis Kalev Cramosse jõudsin ka. Aga huvitav, kuidas Heiko käis siis mingit, noh, sul varasemalt ei olnud vist Heikoga mingit connectioni või kuidas ta nagu sinu niimoodi välja pükkis sealt? See U18. Ta oli nagu koondise juures. Ja siis läbi selle. Okei. Ja nüüd siis koos Heiko, sa tulid Cramosse koos Heikoga? Ja, just. On ju, samal ajal. Siis mina Kono jälle. Jah, võitis sealt trio kaasa. Kombodiil. See oli Älliga ka ja, et ta vist sainis kõige viimasena. Mina sainisin esimesena, siis tuli vist Kono ja siis Heikol oli Älliga jutud ja siis ma mingi kirjutasin ka ja siis ta ütles, et no ma vaatasin, et sina on ja siis ma ütlesin, okei, tavai, juba mõtlen. Siis tuli Kono ka ja siis ta ütles kohe kindlalt, et nüüd peab tulema. Aga noh, see oli siuke loogiline liikumine, sest te ju enne te ju võitsite meistritiitli ja siis tulite sealt kõik kolmekesi ära. No muidugi see, et viimane aasta, siis kui meistritiitli võitsin, siis ma nagu ei mänginud, mul oli vigastus ja terve aasta ei mänginud, siis ma natuke ei oodanud ka seda, et võib-olla, et niimoodi kohe võtab kaasa, et soovib ikkagi näha midagi, aga ju siis ta nägigi seda taastumise osa ja kuidas ma üritasin tagasi tulla ja sellega on ka hea lugu muidugi, et see viimane mäng oli finaalmäng siis ja siis ma olin juba, ma arvan, et finaalide ajast ma juba tegin sooja, aga noh, mängimiseni oli veel mingi 1-2 aega, et ma sain alles augustis, oleks pidanud mängima. Ja siis on see klassikaline, see mingi 30 sekki lõpus, ma olen seal pingi otsas on ju ja siis Heiko tuleb, pöörab sinna, ütleb, vaatab otsa niimoodi, lähed ja siis ma ikka ei, No õnneks see ei jäänud selles mõttes su viimaseks finaaliks ja tiitli võiduks vaata, et siis... Ei, no ma ei tahtnud seal, oleks mingi lollust, liiga hasarti täis. Ja hakkad mingi tonki panema ja midagi läheb, aga... Kumb oli mahusam, ma küsin kohe ära, kas see Pärnu tiitli võit või nüüd viimane aasta Gramoga? See 5. mäng Tartu vastu? Viimane aasta kindlasti. No muidugi selle tõttu ka, et ma mängisin, nagu, et siis on nagu kindlasti olulisem, aga võib-olla Pärnule või Pärnu nagu organisatsioonile ja linnale see oli kindlasti nagu suurem asi võib-olla ka nagu Eesti kossu ajaloos, et ikkagi Pärnu võitis, aga kui sa 5. mängu peale lähed ja mängid seal nagu neid suuri minuteid ka, siis on ikka, selle pärast teedki kõike seda. Tunned rohkem seda saavutust. Just. Aga no Tartul ka hea ära panna, vaata. Ei, no muidugi, see on... 5. ikkagist. Aga küsimus mõlemale, et kui te kunagi nagu noorena võib-olla vaatate, ma ei tea, Tallinn-Tartu vastasseisu või Gramo mänge ja neid mängijaid on ja siis kas te mõtlesite ka, et kunagi oleks seal lahe olla või te nägite seda justkui nagu mingit kohta, kuhu püüelda versus siis nüüd, kui sa oled siin ja oledki Gramos, et kuidas sa nagu, kas sa nüüd mõtled ja teadvustad ka selle peale
seda nagu niimoodi või see ongi muutunud nagu nii tavaliseks igapäevaks? Vahepeal kuidagi nagu pigem on see, et sa nagu harjud sellega ära, siis lõpuks tuleb nagu loomulikult, aga vahepeal ikkagi mõtled selle peale tagasi, kuidas väiksena ikkagi vaatasid neid finaalmänge sealt telekas, siis nagu selles mõttes lahe mõelda sellise asja peale, et kunagi ikkagi ju unistasid sellises asjas põhimõtteliselt. Ei no samamoodi, selles mõttes mul oli isegi see Pärnus esimene aeg, kui ma mängisin, mis ma olin 17-18, olin nagu aastat vana see hooaeg ja siis mängisime ka nagu Cramo vastu ja siis kui ise sinna väljakule läksid, siis oli ikka, said jõssi katta, nii tore. Ja ma mäletan ka, kui Audes mängisid ikka spordigümnaasiumi eest mängisin, siis mängisime meistriliigat isegi ja siis, kui mängisid selle Cramo või Tartu vastu, kus olidki, ma ei tea, Gert Torbek ja Martin Torbek Cramos ja kõik need, siis tundus, et sa mängiks justkui, ma ei tea, mingite mitte inimeste vastu natuke vaata. Need istud samas garderoobis ja kuidagi... Räägid lolli juttu selle kurbiga ja siis mõtled, et kurat. Ei oleks seda küll arvanud. Täpselt. Kurbi on kuidagi jubedalt avanenud see aasta ka muide, nii et oodake, kui kurbi jõuab Makega saatesse. Igat teist osa oodake peale selle. Muidugi ma olen, et ei valmista mul pettumust, et ei tule siia ja näita iseloomu, et istub terve aeg suu kinni, aga kurbi on avanenud. Ma räägin, kui nad Makega koos tulevad, siis Make toob tal selle nooruslikkuse välja. Välja, selle särtsu välja. Selle pärast on nii hea tuua ongi. Aga mõned võib-olla sellised välismaalaste naljakad seigad, et näiteks üks asi, mis värk sellega on, et nad tihti ei vaata, kuhu nad mängima tulevad. Nagu ma ei ole sellest kunagi aru saanud, et isegi kui ma saan mingi pakkumise kuskilt, kuhu ma ei ole veel saininud, siis ma vaatan, kus see on, mis linn on, mis iganes, aga Hugo räägib siin võib-olla ühe loo kohe veel, aga näiteks meil siin oli näide, kus Kalev Cramos mõned aasta tagasi mängis selline mängija nagu Devin Thomas, kes siis minu meelest alles veebruarikuus Arigatosse sõites järsku avastas, et Tallinn on veekogu ääres ja Arigatosse jõudes ta küsis, et kuule, et mis see veekogu järv või mis see siin on, et ma ei olegi varem tähele pannud, kuigi terve mitu kuud oli juba sinna sõidetud, siis me ütlesime, kuule, et see on meri, et me oleme mere ääres ja siis see natuke niimoodi võttis ta jalust. Aga meil hakkas nii meeldima, et ütleme, et terve kevade veetis ta omad vabad päevad seal Pirita rannas ja St. Patrickus istudes. Et õnneks lõpuks sai teada, aga jah, et mul kuidagi on alati jäänud nagu selline natuke hämmastus, et üldiselt nende üle ookeani poistega, kui nad siia tulevad, et ma saan aru, et Eesti nende jaoks nagu on justkui no name koht ja nii edasi, aga see ei tähendagi see. Seda enam nagu. Seda enam nagu, et vaata, kus sa oled, kas sind juhitab, mis täpselt vaata, et ma ei ole sellest kunagi aru saanud, vist Ällil oli ka Pärnus mingi... Sama probleem. Sama probleem, tüüpiga, et nagu ümbrust ei näe. Selles mõttes eelmine aasta meil oli see Patrick Tappe, et tema nagu oligi kõik, enamus vennad meil nägid nagu linnas, lihtsalt sõidab ringi autoga. Ja see oli täiesti teine äärmus. Vastupidi. Mees Tappe uuris mingi meie ajaloo kohta, kõik käis kunstimuuseumid läbi, lihtsalt kolas kõik. Küsis ka väga palju ise kõige kohta. Ise oskan vastatagi vahel. Ja täpselt. Ta teadis lõpuks rohkem Eesti kohta, kui ma ise teadsin. Neid teistsuguseid näiteid nagu täpselt ongi ka, aga lihtsalt pigem on nagu neid vaata, kus ei teata, kus sa oled ja või kui me sõidame nagu Tallinnas sõidame Lätti ja siis me jõuame Pärnus, siis küsitakse, kas me oleme juba Lätis või mis riigis me oleme ala. No see aeg oli ka päris vahva see, kus me läksime pre-seasonil Soome ja siis mõlemad ameeriklased olid nagu väga imestunud selle nagu polnud kunagi vist, mõtlesid, et kui going on a boat on ju. Ja siis üks hetk läksime sinna laevale, siis need olid, issand, see on mingi filmis. Oli boati või? This is a ship. Olid üli üllatunud. Me olime seal muidugi seal business lounge'is ka, see oli nagu päris okei koht. See business lounge'is on hea. Väikse ainupaadiga läheb. Jah, täpselt, ma ei tea, mis ta on arvas. Ei, no me ütlesime tund aega, siis ta on mingi okei. Väikse selle kummikuga üle läheb. Aga see ongi pull nagu vaadata või iga hooaeg tulevad ikka reeglina nagu uued näod ja kõigil on nagu omad mingid väiksed kiiksud, nagu meil kõigil on ja
aga lihtsalt see ongi huvitav näha neid. Näiteks Alliga jällegi väga palju tuleb sisse, aga siin kõik proovivad hoida mingit tervislikku joont ja mingid rituaalid nagu enne mängu. Ja siis mingid söögid spetsiifilised, ma tean, Kuuba saab iga mängupäev sama pastat. Pesto pasta. Pesto pasta, jah. Ei tule meiega sööma sinna 3 tüli. Ei, mul on pesto pasta. Ja siis teisel hetkel on see, et me sõitsime Ogresse Pärnust. Siis jõudsime kohale ja siis panesin need tuled tööle. Ja siis näed, kuidas see Äll lükkab veel selle Dorito selle pulbri sealt endal lõpuks suhu. Siis läheb sinna kardekasse, kõrvakad on peas, istub seal rahulikult. Siis kui nagu see tiimisoendus hakkab, siis tuleb sinna, siis pani mingi 30. Läheb paneb ikka jalga vahet pealt, vaata, et vahet ei ole, mis sööd. Ma paneks paki krõpse ära, siis ei tule sealt midagi. Ei tule sealt, head nahka ei tule. Ja no, tatikana käisin Kalev Cramo mängu vaatamas vanas Kalevi hallis veel siis, kui oli siuke mees nagu Toron Fischer vist mängis ja Toomäng ta ei mänginud nagu istus, te ei tea vist. Kuulnud olen. Ta on liiga noorud seda. Aga ta oli siuke jämmu, aga hüppas ka hästi kõrgele. Jämmu, nii viisakalt. Tal vist oli siuke load management või ma ei tea, ühesõnaga ta ei mänginud, ta istus ära riietes seal pingi otsas siis. Ja mäng hakkas ja siis mees võtab ühest taskust välja, võtab Sprite'i, teist võtab Skittelsid ja siis istub seal, elab kaasa, paneb Skittelseid ja Sprite'i peale mängu ajal. Mõtlesin, võt see on professionaalne, kuhu kunagi tahaks jõuda. Aga väga atleetlik. Aga väga atleetlik, sa saad midagi öelda, vaata ise vaatad hommik, et saaks valku, saaks süskareid, saaks kiudaineid ja kõike värki-särki ja siis hüppad heal juhul rõnga ära, vaata ja hakkab ka põllu palutama. Et need vennad seal, aga noh, built different selles mõttes, et kõigil oma dieet ja peaasi, et sulle endale see toimib. Aga nagu moodsal ajal kombeks, siis panin ChatGPT-sse ka sisse, et kui me teeme sükest podcasti ja külas on see ja see, et viska mulle mingid sellised natuke huvitavad küsimused, et ma siis kiiresti veits pommitan teid enne, kui me lähme järgmise rubriigi juurde, et siis võite mõlemad vastata nendele ChatGPT küsimustele. Esimene, kui peaksid oma senist korvpallikarjääri kirjeldama filmi žanrina, siis mis see oleks? Kas näited komöödia, märul, spordidraama, mis iganes? No mul, ma arvan, et mul oleks draama ikkagi. Mul on need kaks hooaega nii-öelda vahele jäänud, siis need on need madalamad punktid ja siis on samas need kõrgemad ka ja siis selline nagu õigel draamal kohaselt siis hästi palju seda kõikumist emotsionaalselt. Just, et ma paneks nii. Ma ei tea, eks see, ma arvan, oleneb, mis punktist vaadata, et ma arvan, et mingist punktist vaadatuna võiks komöödia ka teha, aga ei, no ma arvan ikkagi korvpallist otseselt rääkides, ma arvan, et ikkagi peaks mingi draamalaadne asi olema, neid kõrgemaid ja madalaid punkte karjääris ikkagi ju on, et võib-olla siis see, jah. Sul oleks reisisaade Itaalias. No, reisisaade võib olla, jah. Kuubaga Itaalias. Aga selles mõttes on, jah, eks ta võib-olla tõesti see draama kategooriasse mul ka nagu lahterduks, kuna me oleme rääkinud siin, ma olen rääkinud ka asjaosalistega siis nii-öelda, et see on tegelikult julm, koos hooaeg kestab sul nagu 10 kuud, aga sa elad selle jooksul nii palju läbi emotsioone ja neid tõuse, mõõnasi, reise, kõike, et siis tegelikult see 10-kuuline periood tundub palju pikem, kui ta tegelikult on, sellepärast, et sul sinna sisse lihtsalt mahub nii palju. Et ühelt poolt see on nagu, ta ei ole kerge, aga teiselt poolt see pakub sulle nii palju vaheldust ja kõike uusi kogemusi. Asjad muutuvad ka nagu nii kiiresti, et seda teine oled mingi hea hoobel ja siis järsku enam ei ole hea hoobel ja kõik see, et seda, eks tegelikult nagu tuleb väärtustada, et nii kaua kui saad korvpallur olla ja seda elu elada, et see ei ole garanteeritud ju. Aga järgmine küsimus. Kui peaksid valima ühe mänguelemendi, mida saaksid 24 tunniga täiustada tasemele 99, mis see oleks? Ma võiks kotti panna igalt poolt, jah. Ma mõtlen samas. Ei, mingi võtaks, vaata küsitakse mingi Instagramis on mingid asjad, et saad valida vaata mingi kellegi asja ja siis nagu, kui sa ei võta mingi curry viset, siis come on. Kõige lihtsam ju, kõige tervist säästama ka. Kui sa võtad nagu pealt panemine, siis ma ei tea, mingi hetk läheb põld, on jumala. Halvim soovitus, mida treener kunagi sulle öelnud on? Halvim soovitus? Ma olen kuulnud neid mingi fraase sealt Itaalia treenerit, et see pane mingi. No Itaalias mul oli treener, kes ühe käega söötmine
mis on tegelikult suht tavaline element, mida tehakse selle kohta, et sa ei ole diamantiidis ära sööda ühe käega palli. Okei, boss. Eks nagu jah, tõesti enamus, kõik söödavad. Sa ei saa võtta ära seda, nagu see on kiire, kus on kiirem variant, siis mis on nagu pall on siin, siis ma panen teise käe juurde, söödan siit nagu. Ei, see on tõesti päris paha, jah. Mul on head treenerid olnud. Mul on kõik õieti. Sul on kõik head. Ahaa, okei. Ütle nüüd midagi. Ei, no ausalt ei ole midagi. Ühtegi algusoovitust ei ole saanud, et viska sisse nagu. Need on tegelikult üldiselt meelega viskan mööda. Ja need on alati head jah, et miks sa mingi väristad? Pane ära. Ma panen järgmise ära ausalt. Kas sa pigem saaksid juurde 20 centimeetrit pikkust, aga kaotaksid 20% viske tabavusest või vastupidi? 20. No mis mul sellest kasu oleks, kui nii palju pikem oleks, ma panen koppa siis või? Mööda viskan ikka. Ei no mõtle, selles mõttes, aga kui sa ei kaota nagu, sa ei viska kõike mööda. Ütleme, sul on praegu viskaprotsent 55, siis on 35, aga sa oled peaaegu 20, äkki saaks NBA-s puhtalt pikkuse pärast. Aga siis ma oleks 1,80 nagu 75%-ga paneks igalt poolt. Või no mitte igalt poolt, aga... Aga kui ma tahad? Hea küsimus. Ma võtaks pikkust ikka. Pikkuse. Arvad või? Ma oleks nagu no see on siuke, ütleme, kui sa võtad pikkuse, siis sa põhimõtteliselt oleks nagu Boba Mariano. Jah, paned katteid, sa ei viskagi peale. Sama protsent umbes, jah. Ja pealt ikka ei pane mööda, aga ma seda sa ei tea. 20%-ga pealt. Ei, no aga on ju. Ei, no on jah, teoreetiliselt on, aga see võtab ju kõik visked, Seda jah. Need on ikka... No ma siis valin teise valiku, mõtleks selle, et ma olen 20 senti lühem ja viskan 20% parem. Ja praegu satsist, kes oleks kõige hullem, kellega tuba jagada välisreisil? Kõik on head, on ju? Ei, kõik on nii hea. Ei jah, ma ei oska niimoodi välja tuua. Võib-olla peatreeneriga ei tahaks olla, samas läheb liiga palju analüüsimiseks. See on jah. Seda vist pigem mitte, aga me liigume siis praegu sellelt nii-öelda personaalselt rubriigid natuke edasi, võtame Euroliiga käsitlusse natukene, niimoodi väga süvitsi ei lähe, aga siiski, et hooaeg on käima läinud. Esimesena võib-olla küsin siis selle ära, et kui või mis on nagu üllatanud ja mis ei ole üllatanud, et sats on ju tegelikult jällegi nüüd juures on ju ja mänge on rohkem. Mänge on jube palju tõesti. Mänge on jube palju. Raske on midagi näppe järjel hoida. Jah, et see nagu kuidagi see mänguväärtus hakkab ka devalveeruma vaikselt nagu NBA-ski. Jah, no võib-olla jah, nagu tiimidel võib-olla otseselt mitte, aga fänni vaatepunktist nagu on küll nagu raske. Ja siis samas siis otsustad vaadata, on ju, ja siis vaatad seda listi ja siis kõik on nagu üliad mängud. Siis switchid seal vahel. Eile oli küll hea mäng. Eile oli tõesti jah. Asvel oli 30-ga. Aga samas Asvel pani ära ju eelmine voor pani ära sellele Partisanile ja siis härra peatreener Obradovitš oli üli närvis, sellepärast kõik mängijad olid telefonis enne mängu ja pärast mängu mingi räige teema, et ei no samas see on nagu fair point või no sa võid olla telefonis, aga miks sa ei pane siis ära, kui treener või kuidagi nagu veits ennetavalt. Et sa ei ole nii avalikult, et ta kohe näeks seda. Mis sa siis olid? Obradovitš, Euroopa üks kõige jõhkramaid treenerid tuli garderoobi, siis sa julged ikka telefoni. Kuigi ma olen näinud, ei ütle nimesid, aga soendusel FaceTime'is ja siis viskad neid formviskeid. Mitte väga hiljuti või? Mitte väga hiljuti, jah. Mis on nagu väga huvitav. No üks vaatab ka riietusruumis meil kogu aeg riile enne, kui treener tuleb rääkima. See rahustab maha. Võite arvata, kes on. Eks ta tuleb, ma küsin talt ka selle käest. Tal on lihtsalt vaja seda, kuidas siis inglise keeles on see brain rot, aga eesti keeles siis see aju mädandamist on tal enne mängu vaja, et ennast natukene maha rahustada. Võtab pinged maha äkki. Ja selleni jõuame, aga näiteks järgmine saade me palume teilt vaataja küsimusi ja nii edasi, aga te võite ka pakkuda, kes on see mängija Kalev Cramos, kes vaatab enne mänge garderoobis siis aju mädandamisvideoid, et ennast maha rahustada, et huvitavad kuulda ja pakkumisi. Aga Euroliiga juurde tagasi tulles, no seda küsiksin ka, et kas see, et nagu nii palju satse on, kas see justkui häid mänge on palju, aga samas see ju veits hakkab ka klubide jaoks nende mängude väärtust selles mõttes vähendama, et sa pead veits
vaatama, kus, kui palju sa panustad, kuna neil on koduliigad ka, et siis nagu mängijate mõttes see koormus läheb nagu nii suureks. Ja noh, sellest tulenevalt ju me võime tuua sisse ka, et kas see on üks põhjuseid, miks nagu vigastusi on nii palju, tõsiseid vigastusi on ikkagi viimasel ajal tulnud päris palju nagu aktuaalstada. Ei, no see on loogiline, et kui on need, mida rohkem neid mänguolukordi ja neid rohkem drive ja rohkem kontakte, et sealt need vigastused tulevad ka, et ja kui sa lisad sinna tiime juurde, siis on loogiline, et tuleb rohkem ka, pluss siis tuleb ka järgi see, et sa oled nagu väsinud ja siis kohe rohkem reisimist, kõik see. No, selles mõttes, ma arvan, Kuuba ütles ja pointi ka, et see reisimine nagu lisab sinna, üks asi on mängimine, nagu teine asi on reisimine, nagu see pärast lennureisi, ma arvan, kõik korvpallurid, sportlased teavad, et pigem teeks ühe raske trenni, kui lendaks lennukiga. Et siis kuidagi lennukiga lendamine, kus sul on mingi põlvedega jama on ja siis teinekord läheb paistegi põlv, mul endal läinud, Huugol läinud on ja et neid asju tuleb ette ja üleüldiselt on niisugune nagu peksa saanud tunne pärast seda. Lähed mängule ja siis ei saagi mängida, sest see lennureis nagu võttis rivist välja. No põhimõtteliselt mul oli ja kui me sealt Soleest tagasi tuleme, eks võib-olla järgmine episood räägime selle loo siis lõplikult ja põhjalikult lahti, aga kui me tagasi jõudsime, siis mul ju selle viimase lennuga läkski põlv paista ja pärast seda meil kohe oli see Eesti-Läti liiga Final Four on ju, kus me jõudsime sama päeva hommikul Tallinnasse ja mul oligi põlv paistis ja minu jaoks oli see Final Four nagu mängitud enne kui see põhimõtteliselt hakkas, et see reisimine on kindlasti üks suur aspekt selle. Selles mõttes ma arvangi, et see aasta Euroliigas need tiimid, mis on siis nii-öelda ühtlasemad või sellise sügavama line-upiga, sest need vigastused nagu hooaja lõikes niikuinii tulevad. Ja näiteks praegu on hea näide, et uus satsis Hapoel Tel Aviv nagu tegelikult on väga igal positsioonil on nagu väga palju häid mängijaid ja nad on nagu ühtlane sats, et ei ole mingit suurt sellist skooriliidrit või mingit sellist asja, et Midžić ja Bryant, Raja siis panevad seal mõlemad vist natuke alla 15 ja Oturu toob ka korviat ära, et selle tõttu ma arvan, et nemad on ka seal eesotsas. Nad on praegu liidrid jah, ja selles mõttes, et neil ongi hästi sügav roster, aga noh, et sellist sügavat rosteris Euroliigas sellist sügavat rosteri omada peab, see tähendab, et sul peab olema ka väga sügav rahakott. Ja ma arvan, see Midžići leping seda ka näitab, mis ta on kõige suurem leping, mis see oli? 4 midagi oli või? Aastas 4 miljonist või? Või 3 aastat või tegi ühe aasta tegi, aga praegu ei posta. Ühesõnaga väga palju raha, isegi liiga palju raha, aga uutest satsidest rääkides ongi see, et noh, et Hapoel juhib tabelit ja siis on Dubai, kes on 13, kuigi neid lahutab ainult 3 võitu, aga ikkagi nagu no pigem on ikkagi uue satsi kohta hea algus 13 olla, lihtsalt Hapoel on neid ülihea alguse. Aga mis ma ütleks, et minu arust neid kahte satsi nagu natuke eristab, ongi see pingi sügavus nagu. See on alustasid ka tegelikult päris hästi. Dubai alustas vist, oli seal eesotsas, kus tegi vist 3-0 või midagi sellist, et no eks neil on, Petrušev mängib muidugi väga hästi seal praegu hetkel ja ma olen vist nende ühte mängu olen ainult näinud ka, aga siis tolles mängus Dwayne Baconi selline füüsilisus ja need oskused ikkagi Euroliiga tasemel nagu tuleb välja, et oskusi on. Ei, neil ikkagi jah, ma vaatan seda rosterit ka praegu on ja nad sainisid mingi uue mängija, mingi Matt Ryani ka, kes on vist kokku 82 mängu NBA-s ka teinud ja seal NBA G-liiga vahel niimoodi olnud, et satsi nagu on jah, aga siiski nad nagu nii hästi ei ole alustanud, aga no siiski selles mõttes uue satsi kohta, see ei ole nagu kehva, aga veel üks süke, ma ei tea, kas üllataja, aga ikkagi nagu positiivne on olnud näha Kauno ja Žalgirise hooaja algust. Jah, tõesti, läksid selle Raidiga siis keskmänguga pihta, et see toob neile väga palju nagu. Francisco mängib ka ikkagi päris hästi jälle nagu. Aga muidugi Žalgirisele, mis see on ka päris mitmed hooajad, nad alustavad nagu hästi, aga siis nad mingi aeg vaata kukub ära neil, aga jällegi vaadates eelarvet võib-olla ei ole suurem ja siis jällegi see sügavus nagu, et seal on need Leedu mehed on kindlasti kõrge kvaliteediga, aga lõpuks, kui tulevad need tähtsamad mängud, siis võib-olla vajub natuke ära või see hooaeg nagu läheb edasi. Jah, et
ütlengi minu jaoks vähemalt praegu see Žalgirise mängu puhul kindlasti üks asi on kaitse, mis on olnud, ma ei ole nüüd kõiki mänge näinud, aga sihuke üleüldine agressiivsus, aga teine see, et neil on, kui kõik mehed on terved, siis neil on päris hea tagaliin, et seal ongi ju William Skossan ja Francisco Maudolo, Giedraitis, et ütleme siis Servidis ka tagaliin, et need on ikkagi Euroliiga mõistes head nimed, aga siis see pikkade osakond nagu võib-olla natuke õhuke minu jaoks, et kui keegi võiks vigastada saama, siis on juba oluliselt raskem, et Moses Wright on praegu hästi mänginud. Aga pärast seda neil ongi seal on ja Tubelis pikad on ja Birutis ja need on sellised Birutis väga suuri statistilisi näitajaid ei ole Euroliigas näidanud, aga vigastused on jällegi need, mis ma ütlen, ennustada ei saa ja praegu neil läheb hästi ja pilt on okei, siis jõudu jaksu nagu neile ka ja eks see võib-olla Kaunase Žalgirise edu nagu ju Eesti korvpallifännile läheb ka rohkem korda kui mingi Hapoel Tel Avivi edu. Tühja saali ees Hapoel Tel Avivi. Et siit ju minnakse bussidega. Kuigi mingi aeg ma kuulsin, räägiti, et Iisraeli klubidel lastakse tagasi kolida Iisraeli, kui see sõda oli läbi sai või pausi, aga minu meelest praegu nad ei ole teinud seda veel. Ei veel üle, eile ma veel vaatasin Trelli seda Champions League'i mängu siis ja siis mängisid mingi Iisraeli klubi vastu ja kodus siis ja saar oli tühi, et ma ei tea, seal võib-olla kogukond on selline, et ei lasta igaks juhuks sisse või Virtuse Maccabi mäng lükati ka edasi vist ju. See oli ka see, et protestid olid seal samas ja mingi värk, et... Miks see jah, selles mõttes mõistlik, et kui nii kaua, kui ikkagi täiesti ohutu ei ole, siis ei ole nagu mõtet. Aga suvel kuulasin ühte podcasti Euroliiga teemal, kus siis selle Hapoel Tel Avivi kas siis manager või president, päris täpselt ei mäleta, ühesõnaga käis rääkimas ja siis oligi nagu aktuaalne teema see, nad mängivad Bulgaarias Sofias ja siis seal küsitigi, et kuidas te nagu neid rahvastsaali ja nii edasi, siis ütles, et nende üks mõte on näiteks selline, et kui nad mängivad kodus, ehk siis Sofias Panathinaikose vastu, et siis nad lennutavad ise kohale Olümpiakose fännid neile kaasa elama või tähendab mitte neile kaasa elama, vaid siis Panathinaikose vastu elama nagu. Suht süke huvitav mõttekäik. Ma praegu ei tea, kas nad vist ei ole mänginud omavahel ja nii edasi, ma ei tea, kas see on nüüd nagu aktuaalne teema ikka veel, aga suht huvitav lähenemine muidugi. No selles mõttes, eks on näha neid, kui me mängisime seda Champions League'i kvalifikatsiooni seal Bulgaarias, siis päris kõva show oli, kui paugimängud olid. Ehk vaadata seal, kuidas need fännid seal hüppavad, et see võib rivist välja minna küll. Ja see viha siis nende ka organisatsiooni vahel, et see sütistab neid fänne päris julmalt. No ma arvan, et see on isegi rohkem see, et neid, ütleme siis, kui me võtame Olümpiakose koduklubi fänne, neile rohkem läheb korda see, kui Panathinaikosel läheb sitasti, kui see neile endale hästi läheb. Peaasi, et teisel sõbral läheb, või mis sõbral, vihavaenlasel läheb sitasti. Just. Et seal, ütleme, Kreekas, Balkanil, mis iganes see fännlus, natuke teises mõttes, et tihtipeale läheb see nagu üle piiri ka. Aga telekas ta näga vaata. Koha peal mängijana ka on nagu lahe, aga jällegi on ju mingisuguse piirini, et olen kuulnud neid lugusid, kus seal mängijatele näkku sülitatakse ja nii edasi. Tänavale ei saa minna pärast, poes ei saa käia, kui kaotad. Aga selles mõttes, kes seal see Svesta on ju teine ja see on nagu väga pull vaadata, kuidas nemad selle kuidas Haibi ja Tuhi pealt mängivad, et selles mõttes hooajal, kus ma arvan, et keegi arvanud, et ta praegusel hetkel oleks nagu tabelis teised. Top 3 on üldse päris hea. Jah, just. Ei oleks oodanud. Ja tegelikult eelmise aasta võitja Fenerbahce on alles 10. Real 11. on ja et Anatoolu 16. Partisan 17. Et see... Vahed on muidugi väiksed ka seal, aga eks mingit asja ikka näitab. Praegusel hetkel on see nagu nii ja tegelikult minu jaoks isegi üllatav, et Barcelona on, kui ma täna seda tabelit vaatasin, et Barcelona on nii kõrgel kohal kui 6, sest et neil siin vahepeal ju läks päris kehvasti, aga kehvemini kui Euroliigas
läks neil ju tegelikult koduliigas, kus nad koduliigas on alles 9. on ju, Euroliigas sa oled kõrgemal kui koduliigas, ehk siis teeme järelduse, et ACB on kõvem liiga kui Euroliiga on ju. Kiire korvpalluri matemaatika. Aga nad vahetasid peatreenerit ju ka nüüd on ju. Ja muidugi selline tiim ka, mis minu jaoks tundub selline play-off'i tiim, et need päris kõik kogenud vennad on seal ja kui nad sinna play-off'i sisse jäävad, siis nad võivad ju seal nagu vett päris korralikult segada isegi nende kõrgema positsiooni tiimide vastu. Ja siis muidugi Euroliigas, kui sinna Final Four juba jõuad, siis on selline loto. No, see on loto, jah. Huvitav, kas nad on ju räägitud sellest formaadi muutmisest ka. Aga siis lisad veel mänge. Siis lisad veel mänge jällegi on ju, et see on nagu jama ja reisimist ja kõike seda, et... See on kahe otsaga asi jälle seal ongi võib-olla Euroliiga just see võlu, et seal kõigil on Final Fouris võimalus, Aga ongi, et huvitav, nüüd sõlmisid lepingu kuni 2028 uue peatreeneriga Pascaliga, et eks siis see on ka teal niisugune kojutulek. Et eks ole näha, kuidas kas see vanker nüüd, mitte et nad midagi ei ole kadunud, aga et eks neil kindlasti klubil on suuremad ambitsioonid. Ja. Parem oleks, kui ta ei oleks tulnud midagi. Jah, et ta tuli natukene midagi sellisest riigist, mida me ei nimeta, et ta oli seal treener, aga see selleks. Ühesõnaga, Euroliiga mänge jagub, on palju, et kui te tahate kvaliteetset korvpalli vaadata, siis kindlasti vaadake Euroliigat. Ma saan aru, et on NBA fänne ka, aga Euroliiga siiski on samamoodi täis talenti ja kõike iganädalaselt mänge on palju. Ja jälgige, me ka siin tulevikus episoodides jooksvalt kajastame seda hooaega, mitte ainult Euroliiga, vaid NBA oma ka. Nii et praegu tõmbame sellele rubriigile ka joone alla ja nüüd ongi meil jäänud veel, ütleme siis äkki kõige olulisem osa saatest, et kuna meil siin sportlased stuudios on, siis ei saa ju neid lasta ära ilma selleta, et me teeme kohe võistluse, et kui sa spordimees oled, siis tahad võita kõiges ja mingisugune siuke duell peab ju olema, mis siis tähendab seda, et külalised võtavad mõõtu vabavisete viskamises joone tagant, 10 viskest mitu sisse saad ja tulemused lähevad meil tahvlile kirja Top Geari stiilis, et tekib edetabel ja siis hooaja lõpus või mis iganes, kuna me selle deadline'i alla tõmbame, siis me reastame need tulemused ära ja vaatame, mida parimad saavad või siis tuleb mingi finaal, grand finaale nii-öelda, mõtleme mingi laheda ürituse veel välja. Ühesõnaga, edetabelis koht on väga tähtis. Nii et poisid, tehke sooja, paneme korvi valmis ja vaatame, kumb on, saad parem või? Vaatame, kumb paremini viskab. Lisaks teises saates võtame me käsitlusse vaataja küsimused ja selle jaoks, et meil oleks mida küsida, on meil vaja teie abi, ehk siis YouTube'i kommentaaridesse. Jätke oma küsimused nii palju, kui tahate. Üks inimene võib küsida ka mitu küsimust. See muidugi ei tähenda, et me kõiki neid küsime, aga valime välja paremad ja siis me siin kolmekesi arutleme nende üle, nii et pommitage. Õhk on pingest paks, võib noaga lõigata. Kuuba asub esimesena vabaviski joonele. Vaatame, kuidas see närv vastu taktika siin olla võiks. Ma ei tea, viske sisse, see hea treeneri nõu. Ühest üks. Ta paneb kõik mööda ütlema ausalt. Näed, ma võtan lava. Mis on 4-1 või? See võiks minna. Ei. Pead äkki taktikat muutma. Nii et lähed uue. Kohe tuli. Mis nüüd on? 6-2 nagu päris vabakad ja vastu laugudega. 7-2. Siit palju ei ole loota. Ei ole. 8-2. Viimased 2 ka mööda. Nii, kas viimasega vaja tuua veits pinget peale ka? 10-3 Kuuba. Tahaks öelda, et tubli sooritus, aga väga tubli ei olnud.
aga see on väga raske tõesti ja ma üldse ei no jah, viska neid minikorvidest ja väga algus, mul oli parem algus. ei jaa, kaart juurde, lase jalgadest alla ja pane kaart päev. pane jah, form shooting, FaceTime'iga. oi, Inner out, 3-0. Kuuba 3 on isegi päris tugev sooritus tundub. Proovi. Oi. Ma loodan, et see ühel võiks see tegelikult. Tegelikult võiks jah. ma panen 4 nüüd järjest. no 4 ei tulnud, saaks ühe punni kirja. see oleks ka tore tegelikult. Natukenegi tabloole midagi. ai, sa enne kaamera käid, siis sa panid 2-2 ja sul on ikka see närv sees. Oi. Pan puttaki. aga ei tulnud. Ei olnud. hea võitlus, nüüd tuleb Hugo 10-st rasvaselt 0.